Rally Estonia reedene pikk võistluspäev lõpeb siin, kus me praegu hetke Urmoga istume. See on Elva linnakatse, mis on ikka ja jälle olnud erinevatel rallidel kavas, aga nüüd siis Rally Estonia ja reede õhtu. Ja mis peamine uudis, selle ütleb Urmo ise. See linnakatse, nii nagu eelmine aasta, on rahvale tasuta. Maailmameistrivõistluste arvestuses on üks katse täiesti ilma rahata. Jah. Reede õhtuks igaüks, kes tahab, jõuab igalt poolt Eestimaa nurgast tulla siia vaatama. Jah, 19.15 algab, katsel pikkust 1,72 kilomeetrit. On siis nagu aru saada ka, et palju rahvas käib linnast läbi? No loomulikult selline spordipidu tuleb sul kohale kätte. Sellised elamused ja emotsioonid, mis siit tulevad, on ainult positiivsed. Ja loomulikult parkimised ja korralduslik pool on väljakutse, aga tõesti see, mida see siia Elvale kohalikule elanikule ja külastajale toob, on vägev. Kui me võtame sellele, et Elva linnas on suurusjärk 6000 inimest ja meil tuleb 1 või 2 päevaks siia suurusjärku 20 000 inimest võib-olla sellel aastal koguni, siis mõju sellest kindlasti siia jääb. Meil ei ole nagu mingit suurt stressi sellest, et Elvast meil ei jää mingi elu seisma, kui me siin kesklinna natukene kinni paneme korraks ja väike meelu on ikka ju nagu, isegi tulevad need vaatama võib-olla, kes kiunuvad, aga tulevad, vaatavad ja kiunuvad. Aga mis nad kiunuvad? No võib-olla, et miks ikka müristavad või, aga ütleme nii, et ausalt ei ole kuulnud, et enamus minu tuttavad ikkagi on nagu puhtad rallifännid, neil ei ole teist võimalust. Me tegelikult istume sinuga väga olulises kohas. See koht on siis nii-öelda selle kesklinn raudteejaam ja siis see nii-öelda ringi tegemise koht, kus Kaspar Kasari eelmine aasta, kui ma mäletan õigesti, tegi 2 ringi. Meil oli planeeritud 1,5 ringi, tema tegi 2,5 ringi ja sellest inspireerituna laseme ka siis sellel aastal WRC arvestus sõita 2,5 ringi ja tegelikult teeme võistlejatele ka väikese eraldi võistluse, kes ägedamalt driftib, saab eriauhinna. Aga ometi on see ju päeva viimane katse ja siin polegi võib-olla midagi rehvi alles jäänud driftima hakata üldse. Ma arvan, et just on õigesti, et kui me oleme saanud siin või nagu erinevad rallikorraldajad on saanud kriitikat, et kui mingid ringid alguses tehakse selliseid linnakatseid või publikukatseid, et võistlejad on sunnitud siis nagu rehve ära kulutama, siis me teeme kenasti ringi lõpus ja ma arvan, et meie kiire kruusaralli ei kuluta neid rehve nii palju, et siin mingi häda oleks, pigem saabki mõnusalt sõita, ei pea väga mõtlema ja saab show'd teha. Seastus kõik tasuta publikule. Tundub sulle nagu mõttena hea, et rahvas ei mahu äkki ära? Ma ei tea, vana rahvas ütleb ikka, et mida rohkem seda uhkem. Ma arvan, et see on nagu väga hea plaan, et jällegi nagu anda kõigile, kes ei jõua või ei saa minna katsetele, et nagu siis tulla olla osa sellest suurest peost ja üritusest, mis meil on.